Riia, Tallinn. Kas see tuli Riiast või? Jaa. See vagunust? Jaa. Aga teine pool, kus lisati? Tartus. Nii. Riia, Tallinn. Tere, kas käisite Riias ära? Päris Riias? Pidu oli seal? Me käisime nüüd juba regulaarsõitu tegemas. No eile sõitsite välja, eks ole? Muide, see tabloo Riia, see ei ilmunudki Tallinnast väljudest. Ta jäigi pimedaks. Kus ta tööle pandi? Välja sõitsin, siis ta oli olemas. Ei, mina nägin, ma saatsin ta ära. Välja sõites seda Riia silti polnud. Kõik oli kustunud, kõik see infotabel väljaspoolt, kõik oli kustunud. Ma arvan, et Endla ülesõidul oli see küll olemas. Kus kohas? Endla ülesõidul. Endla silla peal. Siis pandi enam töö, siis pandi juba tööle ta, jah? Nii. Sõitsite kuni Valgani või päris Riia välja? Päris Riiani välja? Päris Riiga välja. Aha. Aga kas reisijad, kes tulid Läti poole peal sisse, kas nad ostsid reisi? Ei, me andsime enne teada, et me Läti sees piletid veel ei müü. Aha, sest nende Helroni koduleheküljel ei saa seda piletit sees Lätis osta. Ja Läti Viivi koduleheküljel ei ole üldse seda plaani väljas, et see rong liigub Tallinn-Riia. Aga varsti saab. Aha. Kõik ei saa korraga selgelt. Ja siis on nii, et need, kes sõidavad Eesti-sisesed, need siin vagunis ei tohi olla, jah? Nii on. Nii nagu mulle reisi teenindaja seletas. Ma oleks ka muidu selles vagunis tulnud, aga lihtsalt selline ebamugavus, et ma ei saan siin olla,
ma tahan 2 piletit võtta, Tallinnast Valgani sooduspilet ja siis Valgast edasi juba see rahvusvaheline pilet. Nii oleks tulnud odavam, 23 eurot. Aga kui võtan otsepileti, siis tuleb 29 eurot. Ja noh, minust ikka ei saadud sellest aru. Ja siis me ka alles alustasime. Ja siis, aga siin sõita ei saa, ma tahan siin mugavas. Selles, kuidas on see? See on esimene klass. Ma tahan siin sõita. Ei saa. Kui teil on Valgani pilet, siis minge naabervagunisse. Nii et siin sõita ei saa. Aga kui palju maksab pilet esimeses klassis Valgani? Esimeses klassist Valgani, aga seda ei müüda esimest klassi. Tähendab, ainult selles rongis üldse ei müüda esimese klassi piletid. Nii et see on nagu reisijatele boonuseks, kes SMS-e saab siia. Kui on siin vaba, igaüks võib tulla. Aga see on rahvusvaheline reisija, kes sõidab Läti territooriumilt Eestisse. Aga siin ma nüüd näen, keegi nagu selle vastu ei ole, eks ole. Istun siin ja te olete Riiast tulnud, eks ole? Te võite siin nüüd olla. See on rahvusvaheline vagun. Aga nüüd ma näen, et see on... Me oleme kõik Riiast tulnud. Kõik Riiast. Aga mina tulin Ülemiste peale ja ma võin siin sõita, eks ole? Selles esimese klassi osas ka, eks ole? Ilma, et ma pean lisa esimese klassi eest maksma. On nii? Ikkagi saab siis? Praegusel hetkel te sõidate? Et noh, selline segane asja, aga kuidas Tallinnast välja minna oli küll selles mõttes kurb, et mind aeti teise vagunisse ja mind ei lastud siin sõita Riiani, kui mul on 2 eraldi piletit, Tallinn-Valga ja Valga-Riia. Selline asi oli. Aga te ei sõitnud ju. Aga ma tahtsin sõita, aga võt see kutsus eelisele suure ebamugavuse mulle. Spetsiaalselt tahtsin selle reisi ära teha, aga see süsteem on siin segamine, eks ole. Ei validaatorist ei saa piletit, ei saa nii võtta. Siis arvestati seda 10 pluss 13, 2 eraldi piletit on 23. Nemad arvestavad, et see on üle 30, 29, ikka ei saada aru. Ja siis aeti teise vagunisse, aga mina tahtsin selles vagunisse. Võt siin, selle koha pealt tahtsin sõita. Võt niisugune selline segadus. Ja kas siin muide tavaklassis elektripistleid ei ole igal pool seal? Eks ole, ei ole seal? Ei, seal siin on mugavas klassis, siin on küll igal ühel stepsel, eks ole, see pistik. Aga tavaklassis, teine klass, seal on ainult, kus on see pisikene lauakene ja siis 6 lauda. Ainult seal, aga teistel istmetel seda ei ole. Mitte ühelgi istmel ei ole. Ja siis ei ole neid tagalaudasi ka, kus ma saan näiteks panna arvuti peale või midagi, see toetuslauda. Teistel ei ole seda. Siin on, et kuidas... Täpselt nii, see ongi esimese klassi. See rong, see osa tavaliinidel teenindab esimest klassi, kus on kallim piletihind ka. Ja võt selles, just selles Riia otserongis, siin seda ei ole tunda, et see on esimene klass. Siin on kõik, kes SMS saab selle koha, eks ole. Siin on vaba valik, eks ole. Kes sõidavad rahvusvahelist liini ja nad saavad siia tulla. Jah, nad saavad. Aga kui need on täis, ma ei saa näiteks, ma tahan eelmalt juba ära broneerida, et mul on koht olemas, et tulen rahuliku tundega, et ma saan selle koha endale ära. Aga siin on nii, et ei saa seda kinni eelnevalt panna. Seda eelist ei ole. Ja siis, kui ma tulen siia, siis on juba kõik täis ja siis istu sinna tavalisse kohta. Ja see on juba ebavõrdne, kui ma pean seal istuma, võrreldes nendega, kes mugavamalt saavad sõita siin, selles klassi poolel. On ju nii? No need on need võimalused, mida meil hetkel on võimalik pakkuda. Tulete ka keegi Elroni juht või? Elronis töötada. Ja. Andke natukene arvu, meil oli täna teine reis alles. Et ega me ei ole kunagi ju riigipiirist välja sõitnud. Et see nagu niigi näiteks ka seal Valga muul, Tartu-Valga vahel see samane ju teenindas ära ka Tartu-Valga vahel sõiteid, eks ole. Ja meil praegusel hetkel on meil 2 rongi vähem, millega olid siin aasta lõpus õnnetused. Et me praegusel hetkel 2 vaguni ka rongiga.
tulevikus võib-olla sõidame seda Riiat Kalev reisilt arvust 3-ga, siis on juba proovida natukene teised võimalused. Aga siin võiks 3. vagun ka juures olla. Aga kujutage ette, nüüd on rahvast palju, kuidas me kõik ära mahdu? Aga siin on veel rahvusvaheline klass, rahvusvahelisse klassi ei tohi sisereisijad tulla. On ju nii? Ja siis on teine vagun on puupüsti täis rahvast. Siia ei tohi tulla. Siin on siin võib-olla vabu kohti, võib-olla 3 inimest sõidab siin kokku. Me oleme üsna paindlikud ka selle olukorras. No, aga nüüd, hetkel muidugi sõitis vähe rahvast. Nüüd oli vähe rahvast, jah? Läks siiski Riia poole üle piiri 20 inimest. 20 inimest. Siin sõitis selles rahvusvahelises? Esimeses. Mõned istusid ka tegelikult teises. Mõned. Aga oli ka mõni, kes oli sisereisija ja tuli siia ka istus. Lasti siin istuda? Jah, ei siia ei saanud. Ikka aeti kõik teise vagunisse. Aeti natuke rohkem nagu ei oli. Ikka suurem inimesed siin. Ei noh, sellist konkreetset reeglit ikkagi ei ole, et peab, on ka... Mõte on ikkagi see, meil ei ole praegu terve rongi ulatuses siis istekohtade numbreid, mida saaks ette. Ei ole, jah. Need oleks juba võite palju kõik lihtsam. See asja mõte praegu on nagu see, et kui sõidad Riiga, et sa püsti ei sõidaks. Riiga, mõned korrad käinud, Riiga püsti kui päris pikk maa. Aga jah, kuna meil on kahe vagumiga rong, siis see mingitel hetkedel võib tekitada seda, et ikkagi rahvast päris palju. Aga meil üks 4 vaguni rongis õnnetus ja see on oma lihtsalt. Aga kui uue Škoda rongid tulevad teinile, siis läheb asi lahedamaks. Aga nüüd Läti poolel oli palju rahvast, kui te tulite? Vist täna hommikul lihtsalt ka üle 10. Üle 10 oli Läti pool. Aga keegi tuli seal Valmeras peale või seal siseselt sõitsid? Päris siseselt? Ei olnudki? Aga seal olid juba Läti reisiteenindajad olid? Nemad müüsid või? Läti klienditeenindajad ei ka. Hetkel me ei saa Läti sees veel müüa. Meil ei ole Läti riigiga asjad nii kaua. Nii, et ütleme Riiast Valmerasse ei saanud? Keegi niimoodi sõita ei saanud, jah? Ja siin koha peal ka ei saanud osta piletit, jah? Riiast Valmerasse? Ei. Meil lihtsalt... Meil on veel Läti riigiga mõned asjad pooleli, et... No paneks 3 vagunit oleks koos, teeks veel mingi söögiala ka siia, eks ole, juua jooke, sööke midagi pakutud, isegi komme ei pakutud siin. Meil ei ole hetkel nagu mõtete puudus, meil on rongide puudus. Selline hädaolukord on. Aga niimoodi, et kes tuli nüüd, ütleme, tuli Valgast peale, siin oli vabu kohti, ta võis ikka siia tulla, võis istuda, ainult mitte sellel alal ei võid olla. Valgast siia poole tulles, kui meil on ruumi, ega me ju laseme inimestele mõne hästi. Võib isegi selles esimese klassi poolel ka istuda. Võib jah, kui on ruumi. Ikka ei lase, aga teisele poole ikka lastakse. Aha. Aga kui seal on ka kõik täis sinu vabu kohti, siis võib ju siin olla esimese klassi pool ka. Kui on täis, siis ta on ka siin täis. Aga kui ei ole siin täis, siis saab? Ei. Ikka ei saa, isegi kui on vaba kohti, ikka ei saa? Ei. Aga miks ei saa? Siin ei ole ära määratud, et see on esimene klass just sellel Riia otsereisil. Või see Riia-Tallinna otsereisil, see ei ole. Asi on päris keeruliseks. No võt, see on see keeruline, võt see täitsa, ma ei tea veel. Nii, aga siis, tähendab, kuidas neid laudu nimetatakse? Kuidas neid laudu nimetatakse? Lapplauad? Lapp, jah. Lapp, tähendab, teise klassi ei saa neid ehitada? Selle jaoks tuleb need osta. Ahah, aga sellist võimalust ei ole? No, rahalist võimalust hetkel ei ole, jah. Ja siin ei ole isegi seda kuuma veeaparaati või külma veeaparaati, mitte midagi, et juua saab. Ei ole ju, eks ole? Kas see läheb depoosse või siia? Või ei ole siin neid? Siin ei ole neid.
okei. Siit see vaskapiilis. Kõik hea. Tallinnas pidu ei ole, keegi ei võta meid vastu. Nii ja siin neid silte ka ei ole, kus kohas see rong on. Midagi ei põle. Täna 13. jaanuar 26 kell 2 Riia Tallinna rongi saabumine. Pidu pole.